meil on pill tõstuki peal ja eelmisest siis trennist meil läks roolilatt koos pumbaga, mis on nüüd vaja ära vahetada võistlusteni 5 päeva. Ja me ei vaheta ainult pumpa ja latti ja meil on veel vaja teha ülejäänud hoole, mis mul on tegemata jäänud, ehk siis veepump, termostaat, radikas. Mis ma veel ostsin? Geneka pinguti, see vilises aega, et teeme selle korda. Siis on meil vaja vaadata auto põhjalikult üle. Siis on meil vaja auto ära värvida ja võistlused on 5 päeva pärast. Ja mul on neid 2 kätt. Nii, summuti, et mul sugulane varsti tuleb läbi. Teeme summuti korda veel. Ja niimoodi vaikselt teeme. Vaatame, kuhu maale jõuame. Täna prooviks nii palju ära jõuda, kui vähegi võimalik, sest mul on siin nädala sees on tegelikult jooksmisi. Nii et hakkame tegutsema. Meil on teine päev, et eile jäi päris palju asju tegemata. Meil oli siin komplikatsioonid olid siuksed, et keegi tellis valesi asju. Nüüd sai uued asjad ostetud hommikul, poetiir sai hommikul tehtud, selle peale läks ikka päris mitu tundi, et hakkame pihta ja teeme selle täna lõpuni. Täna see auto peab välja sõitma siit õhtul, või tegelikult see võib sisse jääda, et me värvime veel õhtul ära ka. Ja siis jääme treila peal hommikul ja lähme järgmisse kohta, kus teeme need viimased tööd ära, mis meil siin vaja teha on. Nii et hakkame pihta. Nii, aeg on suht kiirelt läinud ja nagu ikka kiirustades ei tule meelde, et kaamera tuleks käima panna. Et vahepeal on sellised edusammud olnud, et ma värvisin ukse ära. Meil on sisuliselt 2 päeva aega, et see auto täiesti ära lõpetada. Meil on õlileke, mis tuleb korda teha. Mul pole õrna aimugi veel, kas see roolilatt ka funktsioneerib nii, nagu ta peab funktsioneerima. See on kasutatud latt, on ju. Ühesõnaga, neid küsimärke päris palju. Ja proovime siis homme need küsimärkidele saada ka vastused. Iseenesest roolilatti vahetus käib kiirelt, et see on mingi siuke tund aega tööd ja tehtud. Aga jah. Ühesõnaga vaikselt edeneme. Et mul isa läks linna peal otsima seibe. Äkki joppab, äkki saab. Kui saab, siis on hästi, kui ei saa, siis on halvasti. Aga ma olen üsna kui kindel, et võistlusteks on valmis ja isegi ilus. Tänaseks lõpetame. Tõmbame pillid kotti, et tehtud see palju. Päris tegelikult natukene on jäänud, et see auto võiks justkui võistlustele valmis olla. Et värvisime siis täna ukse ära. Värvisime mõned pudinad vee siin. Auto küljes olevad asjad ära. Ja ega ei olegi midagi, et täna jäi siis see, et auto tõstukvalt maha saaks ajada, jäi ainult 4 seibi taha. Et seibid, mis mul olid seal roolilatis, olid kulunud ja see hakkas lekkima ja sellepärast me ei saa autot praegu alla lasta. Muidu oleks justkui valmis ja oleks valmis homme treila peale minema ja saaksime järgmisse kohta minna. Aga on, mis on. Käin hommikul kuskilt poest läbi ja ostan need seibid ja toon siia, teeme korda ja siis läheme järgmisse kohta. Nii et näeme homme. Vahepealsed update'id, et auto sai korda, painime need uued seibid külge, kõik tundus okei, et käisin ka sõitmas sellega ja probleemi nagu ei olnud, et mingit lekkeid me ei tuvastatud rohkem roolilatil. Ja panime siis uksed külge ja panime auto tegelikult juba puksiiri peale, et auto on teel siis juba uude töökotta, kus me siis hakkame neid asju lõpetama, mis mul on pooleli, millega ma ise hakkama ei saa. See on mu teine hooaeg ja see on esimest korda, kui ma lähen kellegi juurde selle palvega, et midagi teha. Aga ma saaks nüüd tehtud ilmselt. Aga lihtsalt ajagraafik on selline, et see auto peab homme õhtul käru peal olema.
ja meil on seal nagu paar häda, mis on võistlustele minnes on nagu no-go, et teeme neid korda. Nii et näeme järgmist töökohas. Baby, it's whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Kell on 5:30 hommikul. Ma sõidan alles koju töökohast, et meil on olnud äärmiselt, või mitte meil, minul on olnud räme päev selja taga või meil on juba uus päev. Probleemidest isegi vist ei hakka rääkima, põhjusega vist sõidan 5:30 koju. Saan, ma arvan, kodus tund aega magada, siis tuleb juba proua tööle viia ja laps lasteaeda ja ühesõnaga. Ma ei ole veel driftivõistlusel niimoodi läinud, et ma ei ole maganud põhimõtteliselt, aga ma arvan, mu esimene magamishetk tekib siis, kui sõber veab mu autot treilaga ja ma saan äkki kõrvalistmel magada veits. Mul oli täna reaalselt mõte, et nüüd on kõik selleks aastaks, sest et kui ma panin kõik kokku tagasi, siis meil tekkis mootorisse kolks ja ma mõtlesin, seo. Aga võtsin kiirelt siis peale seda, kui kolks tekkis, võtsin kõik kiirelt laiali, et näha, kus mis viga on. Kõik silindrid käisin üle, kõik klapid käisin üle. Viga kuskil ei olnud, otseselt nagu ei saagi aru, millest viga on, äkki kuskile break-cleaner sattus, jäi sinna. Ühesõnaga väga kummaline või võib-olla panin ise mingi pistiku valesti, aga tähtis on see, et see on korras ja sellega ei ole enam muret, aga lihtsalt selle peale kulus jõhkralt palju aega. Nii et näeme järgmine päev või täna, aga lõunal lähen teen kohvi ja ma sõidan koju, nii et tšau. Hinka. Gregor, kuidas sa kommenteerid? Mis siin ikka kommenteerida, väike paistab, ilm on ilus, suvi on iga päevaga aina lähemal, 2 peale unetunde on meil kokku 10, minu poolt 10, sinu poolt 0. Ühesõnaga, mina olen saanud magada, sina ei ole saanud magada. Aga sellegi poolest ei tööpäev on olnud raske ja tööpäev on saanud lõpule, aga päev kaugeltki mitte selle eest, et ilmselt ei saa see päev ei täna lõpule, ei homme lõpule. Vaatame üle homme, äkki siis saame uuesti uinuda. Aga tegelikult tuleks seda teha nii, et võtad autolt ukse küljest klaasi ära, eks ole. Ja siis paned selle klaasi ilusti kuskile nii-öelda siis horisontaalselt maapinnaga, niimoodi, et see vesi ei valguks siit pealt alla. Ja siis on seda 10 korda mugavam teha, kui mitte rohkem. Aga kuna meil on kiire, siis me ei võta klaasi küljest ja me teeme natukene sellist väga ebameeldivat ja mitte professionaalset tööd. Aga meil on kiire, nii et asi peab saama tehtud ja me teeme ja küll me hakkama saame. Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no I can't imagine
jah, üks asi jäi panemata, see õhuvõtte ei teibiga kinni panemata, et selle peab kinni ja siis on ready to race. Peame üle vaatama, aga ega seda ei ole. Õhku vahel. Ja kas tembi kell töötab sellepärast, et ma siin kõrviti tõmbasin sisse, laske kõik alpistikud lahti. Mul pole õrn aimu, kas see tembi teil töötab või mitte ühes peab soojast laskma. Ja nagunii on esimene grupp, nii et tagasi tulen. Aeg on õnneks. Kas kell trenn hakkab üldse? Oleks võib-olla mingisugune 50 milli maksta. Pane kinni ära, jah? Kaks. Pigem on lihtne, ei ole? Ei, see on väga trikki. Seal on niimoodi, esimesed 2 klippi sa ainult kätte siis, kui sa oled täie pasaga. Ja kolmandas sa pead juba maha pidurdama ja sa oled nagu vaist läbi nurku võiksime istu. Ja vaata see eelviimane kurv, mis on siis raja lõpus, tagantpoolt teine, siis kõik viskavad üle seal. See tundub siuke tricky place. Ja eelviimane on ka sketši. Minu jaoks on sketši 3. klipp. Ehk siis see, kus sa tuled täie pasaga, et esimest 2 kätte saad sa täie lennuga lendama. Ja 3. sa pead rämeda nurga viskama teisele poole ja maha pidurdama. Ja rooli jooksa tagasi. Okei. Ta otsasi tahad regullida või? Ma ei julge. Selles suhtes ta sõidab, ta jookse tagasi. Ja pigem ma arvan ka, et harju sellega, mis on ja kuradi ma saan sellega käppa praegu. Aga enne Lätit tuleb see küll ära teha. Ja tempi näitajad ka. Mulle tempi andnud lahti ühendada. Ma mõtlesin, et teist peal teist ringi keema ei läinud, siis ära ekkud on korras õhutab. Õnneks ei ole vaata nii pikk ring ka, et jõuaks nagu nii hullult vahetu radikab nii, trenn sai just läbi. Läks päris hästi. Natukene võttis aega kohaneda nii-öelda raja ja autoga, et kuna ma koosolekul puudusin, siis esimesed 2 ringi mul polnud õrna aimugi, kus on klipid või mis ma tegema pean. Line-upis kiiret telefonis vaatasin, kus klipid asuvad ja niimoodi ma peale läksin. Siis meil avastasime, et meil temperatuuri kell ei töötanud, aga õnneks täna on jahe ja esimest 1-2 ringi keema läinud, siis ma mõtlesin 3. ka ei ole praegu läinud, kõik on korras, tehnilise poole pealt vigu rohkem ei ole, rool jääb meil lukku natukene, aga me vaatame, kui me saame enne kvalifikatsiooni paar lisaringi, siis me paneme teised väljad alla. Kui ei saa, siis läheb nii ja saab, mis saab. Lähme kvallis. Kristo Ruut nüüd startis. Number 24. Vaisväevi kurv on läbitud. Tagalik võimali kurvis läks üle. 24. Kristo Ruut on ka jõudnud taaskord starti. Saad hakkama. Maksim, räägi, kui palju sinul on üldse olnud võimalust autoga driftida? Kas siis suvel või talvel või ise? Ma tean, et sul on tagasilaveoline auto. Aga ma arvan, et sa ei ole selle autoga külge ees liikunud. Minu auto ei lubagi külge ees liikuda. Minu auto on džentelmenide auto. Džentelmenid ei liigu külge ees. Džentelmenid liiguvad ainult ööklubis külge ees. Paarileti poole. Nagu kradi või?
number 27. Oi, plaa! Esimene ring 0, lendasime teisele peale. Ma ei tea, tegelikult pidin seifi minema, aga mul oli stardi paneme põhjagaasiga, tuli ära. Oi, pätaks tuleb peale ette reis. Ma mõtlesin, meil on koju minek täna. Ma viskasin enda arust suht gangsta flippe nagu. See koonus oli päris aus nagu. Oli lihtsalt. Tead, milles probleem oli? Probleem oli selles, et sa ütlesid mulle, võta rahulikult. Ma võtsin rahulikult, ma ei jõudnud kolmandasse grippi. Rapsisin kässarit, siis viskas üle. Toom läks vaikseks. Nii et teine ring, põhjagaas, toimis. Elu sees ei lähe enam. Rahulikult sõitma. Auhinnaks 1500 € väärtuses tooteid ja teenuseid. Ruut ja Sulkinoja. Ruut siis Sulkinoja järgi. Esimesest kurvist lähevad väga edukalt läbi mõlemad. Sulkinoja üritab seal kannul ka püsida. Kui Molli kurvis siin taga ikka hammustab järgi küll ja suudab hoida seda vahepeal ühtlasega. Võiks olla veidi lähemal. Siiski väga ilus sõit. Top 16 tehtud, top 8, lähme boksi. Vaatame rehvid üle. Väga nice. Oi, plaa. Väga tuus, väga tuus. Ma mõtlesin siis, kui sa juba läksid korra. Ruut ja Kaljund lähevad nüüd esimesele peale. Ruut siis ees, Kaljund järgi. Esimene Weisswerbi kurv ja siin juba Kaljund jääb maha. Kui Molli sammustab natukene järgi kurvi sisenedes ja suudab ka natukene seda vahet vähendada, mulle tundub. Aga Ruut läks off-tracki. Kas see oli pärast joonud või enne, ma isegi ei näe. Ja läksid peale. Kaljund ees, Ruut järgi. Kaks mintsi täis, võitlen sinu. 2 mintsi oli täis, ta anti lisakast. Sa ei öelnud, jah? Võitlesin. Kuidas ta edasi sõitma sai? Ma ei tea. Ei otsustanud, see oli... Ja seekord öeldi sõitjatele edasi, siis tiimikaaslase autõsustamisele tunda. No, saame selle päeva tänaseks kokku võtta. Langesime siis top 8 välja. Top 8 tegelikult tegi eessõitja tegi vea. Ma käisin seda ka vaidlustamas. Selle peale öeldi, et spotter oleks sul võinud öelda, et ta siseneb nii, et ta päeva otsa siseneb nii. Noh, kas see oli just õige? Ühesõnaga, eks järgmine kord on targem. Järgmine kord, nagu mulle öeldi, sõida läbi. Järgmine kord ma enam maha ei võta. Ma sõidangi reaalselt läbi. Sest et kui sa läbi ei sõida, siis... Või noh, mulle öeldi nii, et kui sa pihta ei sõida, siis seda ei saa veaks tuvastada, eessõita veaks. Et kui sa pihta sõidad, siis see on just kui eessõita viga. Nii et teeme järgmine kord nii. Ja tegelikult oli päev edukas. Kvallis siis saavutasime eestlastes 3. koha, üldarvestus 5. koha. Sellega pääsisime otse top 16-sse. Top 16-s läksime väga hea sõitjaga kokku Henri Sulkinojaga. Sealt õnnestus meile võtta võit, siis meid ootas top 8 ootas, ma ei teagi, mis ta nimi oli, Kaljuland või midagi sükest. Noh, pani ees
ütleme nii, et vahet ei ole, järgmine kord on targem, aga üldpildis saame rahul olla, et hooaeg algas hästi ja näeme juba järgmine nädal Lätis Pikerniki rajal, kus siis võtame jälle osa. Nii et pakime asjad kokku, lähme pro-klassi vaatama, kuidas nad trenni teevad ja siis hakkame koju sõitma. Baby, it's whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away, do you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. Tell me you're no good. I'm brushing away, do you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette.